On äärmiselt lihtne leida, mis aastal nad lõpetasid, mis koolis nad käisid, keda nad veel tunnevad, kus need inimesed töötavad. Auk, kuhu sa siis kukud, on päris sügav. Sa arvad, et see on lihtsalt üks süütu TikTok, üks armas selfie, üks hetk sinu päevast. Aga internet ei unusta ja keegi kusagil võib kasutada seda infot hoopis teistel eesmärkidel. Me elame ajastul, kus iga story, iga foto, iga taustal olev detail võib muutuda tööriistaks. Mitte ainult su sõpradele, kes näevad, mis sa täna tegid või kus sa käisid, vaid neile, kes tahavad sind leida. Täna räägime sellest, kuidas internet loob illusiooni lähedusest, kuid ka mõnele inimesele ohtliku kinnisidee. Ja kui see kõik tundub sulle liiga hüpoteetiline, siis oota, kuni sa kuuled, mida on 2 Eesti meest korda saatnud. Kui me vaatame kellegi storysid iga päev, kui me näeme, kuidas nad ärkavad, mida nad söövad, kuhu nad lähevad, siis tekib tunne, et me päriselt teame neid, et nad on meiega kuidagi seotud. Aga normaalne inimene mõistab tegelikult, et see lähedus on ühepoolne. Aga mõne inimese jaoks sellest illusioonist piisab, et nad ületaksid piiri. See ei juhtu ainult suurte staaridega. Piisab, et sul on väike jälgijaskond, piisab enesekindlust postitada ja üks inimene, kes võtab seda liiga tõsiselt. Kuigi ma teda päriselus ei tea, olen ma teda nii kaua jälginud, et ma tean temast nii palju. Leidsin ta Facebooki postitustest, et ta sugulased elavad minu kodulinna kõrval. Ometi ei saanud ma jätta tõlgendamata seda mingi märgina. Ta on lihtsalt tavaline inimene, aga see, et ma tean temast nii palju, on tekitanud mulle tunde, nagu ma oleks teda terve oma elu isiklikult teadnud. Vahest tabab mind see mõte, et ma olen nii sügavalt haaratud inimese elust, kellest mina tean nii palju, aga tema isegi ei tea, et ma eksisteerin. Aga alati ei jää see kinnisidee ekraani taha. I was stalked and harassed by a man who I think found me from social media and flew out here from the other side of the country. Mõni inimene ei tunne end enam kõrvalvaatajana, vaid usub, et ta ongi osa sellest elust. Ja ühel hetkel ta tahabki sinna päriselt kuuluda. 2019 aastal sõitis Keijo Nei, 24-aastane mees Eestist Inglismaale, et külla minna blogijale, kelle nime ei ole avaldatud. Nad kohtusid blogijaga RuneScape mängus. Alguses ta oli lihtsalt fänn, aga siis ta tahtis midagi enamat. 2017 hakkas ta saatma blogijale meile, kus ta tegi selgeks, et tema ainuke elu eesmärk on blogija leida ja ta ära tappa. Ma hiilin su koju vara hommikul, uimastan su ja ajan su kiilaks. Ma vägistan sind, teen su rasedaks ja seon su kinni ja piinan sind tundide viisi, et sa loodetavasti tunneksid seda, mida mina olen tundnud kõik need aastad. Lõpuks ma lihtsalt pussitan sind ja vaatan, kuidas sa aeglaselt ära sured. Ta leidis üles naise kodul Liverpoolis, ilmus ukse taha, aga politsei sai ta enne kätte, kui ta jõudis blogijale liiga teha. Ta kotist leiti ammoniaak, süstal, kruvikeeraja, kindad, silmaklapid ja sekslelu. Ta läks 29 kuuks vangi ja sai eluaegse lähenemiskeelu. Kui sa isegi oled ettevaatlik, paned võib-olla selfie, siis enamus telefonidel, eriti nutitelefonidel on siuke asi nagu metaandmed piltidel. Ehk siis tavaliselt on see asukoha määramine sees vaikimisi, sellepärast, et mida rohkem andmeid, seda parem. Kui sa siis selle pildi paned ka internetti, siis on võimalik see alla laadida, panna see siis metaandmete analüüsiasse ja kohe näha siis see geograafiline koht, kus see pilt on tehtud. Kui ma teen lihtsalt selfie ja panen selle Instagrami, kas see on siis ka saad mingi asukoha? Instagram on hea näide, sellepärast, et Instagram ei luba sul neid pilte otse alla laadida. Sa pead tegema screenshoti. Aga näiteks Twitteris, Discordis, kus iganes on võimalik seda pilti otse alla laadida. Ja sealt tuleb ilusti välja telefonimark, mis sätteid sa kasutasid seda pilti teha ja siis ka asukoht, kui see on sul siis selle pildiga kokku jäänud. Imagine you meet this perfect guy on dating app. You're chatting, everything seems perfect, and one evening you're sitting at home chatting with him. He asks how is your day going and then sweetly asks for a selfie or a picture of your adorable dog. Boom, he now has your exact location. Aastaid hiljem järgmine Eesti mees, seekord sihtmärgiks üks populaarsemaid naisstriimereid. Täitsa lõpp! Koolilõpu pakkumised ongi kohal.
Kui hea komplekt Samsung A36 nutitelefoniga kingiks Galaxy Fit 3 nutikell. Kui head fotod Google Pixel 9a nutitelefoniga. Vaata lähemalt Telia e-poest. Telia. Mees, kelle nime ei ole avaldatud, kustutas ära oma kontod, müüs maha kõik oma vara ja ostis ühe otsa pileti Ameerikasse. Ta veetis päevi Caitlini maja ümbruses ja lõpuks proovis sissemurde. Ta pandi vangi, aga keegi ostis ta vanglast välja ja ta proovis veel paar korda sissemurde. Aga kõik need lood ei räägi superstaaridest ega kümnete miljonite jälgijatega kuulsustest. Need räägivad ka inimestest, kes tegid podcasti, striimisid oma toas või lihtsalt postitasid endast selfie kohalikus kohvikus. Enamus meist ei mõtle sellele, kui lihtne on tänapäeval sattuda jälitamise ohvriks. Sa ei pea selle jaoks isegi kuulus olema. Võib-olla sa oled ise kunagi märganud, et keegi vaatab kõik su story'd ära esimese sekundiga. Keegi, kes sind ei jälgi, likeib su pilte või keegi, keda sa isegi ei tunne, kommenteerib su vana postitust väga isiklikult. Enamasti on see lihtsalt interneti veidrus, aga vahest paneb mõtlema, et kui palju nad päriselt teavad. Kui kerge on teada saada, kus keegi elab? Lihtsamaid viise ongi siis näiteks piltide taustalt vaadata, näiteks kui on koolid või mingisugused maamärgid, et ongi, et lõpetamistest pildid või siis näiteks ostsin uue kodu, siin on see, eks ole. Mine oma 3 viimase story, pildi või TikToki juurde ja vaata, kas neis on näha tänava või poenime, sinu autot või su kodu uksematti, koduaknast välja või su töökoha, trenni või kooli asukohta. Kui sa vastasid jah, siis sa teed pahatahtlik inimeste elu palju lihtsamaks, kui sa arvad. Mis on niisugune tavaline süütu info, mis jääb piltide peale? See on jällegi hea küsimus, sellepärast, et nii-öelda minu valdkonnas ei ole sellist asja nagu süütu info. Kui sa näiteks paned oma kohvist pildi, siis sealt on kohe näha näiteks, sa saad võtta infoks, et sellele inimesele meeldib kohvi ja võib-olla kui sa käid seal näiteks kohvikus igapäevaselt või kord nädalas panedki, mu lemmik nagu weekly treat näiteks, siis sealt on ka kohe näha, et ta käib seal iga nädal. Ehk siis on võimalus, kui ma seal ise istun nädal aega, keegi saab täpselt aru, millal sa seal käid. Selle jaoks, et vältida neid situatsioone, on siin paar nippi, mida, kuidas ja millal internetis jagada. Kõik sellised asukoha määramised, näiteks Instagramis on vaikimisi kõigile pandud siis, minu meelest selle nimi on precise location, mis tähendab seda, et ta ei ütle, et sa oled kuskil Kristiines, ta ütleb sulle täpselt tänava, kus sa oled. Et kõik sellised asukoha määravad asjad välja lülitada, ükskõik mis siis äpis või ka telefonis. Teiseks on siis kõik põhimõtteliselt nagu lukku keerata, et pannagi kontod privaatseks, et sa saaksid siis silma peal hoida, kes sind tahab jälgida, kes sind jälgib, vaadata ka see üle, eks ole, kriitilise pilguga, et ma ei tea, kas sa tahad, et mingi vend, kellega sa korraks mingi baaris rääkisid 2 sõna, jälgiks sind. Ja mida peaks tegema, kui on juba sellised kahtlased märgid, et võib-olla keegi stalgib mind? Proovi siis minimaliseerida seda, mida sa siis jagad netis, kus sa elad, kus sa käid. Räägi sellest oma lähiskondlastele, perekonnale, sõpradele ja ka töö juures. Kontorid erinevatel Eesti ettevõtetel on tavaliselt ainult ühes kohas. Ja kui tööandja teab, et midagi sellist võib juhtuda, siis on ka lihtsam see, et kui keegi tuleb sind küsima, siis saab ka, eks ole, siis anda teada kas turvameestele või siis politseile. Ka kindlasti dokumenteerida kõike, ehk siis võtta screenshotte, kui on mingid kahtlased kõned, neid siis kellaaegasid, telefoninumbreid üles märkida ja siis minnagi politseisse. Kui sa isegi täna hakkad neid väikseid sammusid võtma, et paned mingi asukoha kinni, vaatad, eks ole, 2 korda, mida sa postitad, et see tegelikult juba vähendab seda, sellepärast, et küberkurjategijad või kurjategijad üleüldse, nad ei viitsi väga tegeleda selle asjaga. Mida lihtsam on siis seda ohvrit haneks tõmmata, siis nad lähevadki, eks ole, kõige lihtsamat teed pidi.